pidin JCB tooma siia mingisse asukohta ja ma eeldan, et siis keegi elab siin, ma ei tea, kas see meie farmi ala või mitte, aga noh, kas saaks olla veel osilikum place või? Vist mitte. Ma olen siis praegu mingis alas kellegi farmis. Ma isegi ei kujuta ette, kas siin nagu elab keegi või ei ela. See justkui on full maha jäetud, aga teisalt, noh, seal on ikkagi ju gaasipaloon ja pesukorv ja... Ootan siis praegu Grigorit järgi, ega siia sõidab autoga ja ma arvan mingi... Kuule, tegelikult olgem ausalt, kell 9:30 juba, saate aru. Me alustasime Jaardist sõitu, mis nii vaatan. Ei, ma ikka mingi tund aega sõitsin vist siia. Ja autoga tuleb ka ikka siia mingi, ma arvan, 20 minutit. Nii et nüüd ma siin ootan. Tahaks minna avastama. Vaatama neid asju. See ei mahu sinna. No jah. Vaata, aga silma peale läheb tuli kanti läheb, et hoiad eemale seda mul veits. Tule siia, ma nüüd. Anti mingi ülikahtlane ülesanne ja mul oli just 3 poissi, kes üritasid mulle selgeks teha, mis ma siis tegema pean või noh, nad nagu selgitasid välja, Greg, Kevin ja üks osi ja nüüd ma pean siit saama süüksest asjast pentsu kätte nagu how? Pole ilmselgelt, ma ei tea, mis ajast kasutatud. Seal on ka suurem. Siis ma pean siit nagu kerima ja see tuleb välja või? I guess I'll try. No nii, sellist asja pole ma ka varem saanud teha. Mulle lihtsalt öeldi, et võtta lauder, võtta paket. Hakkas iluma, siia toodi just värske betoon. Nii et ma nüüd üritan selle kuidagi ära siluda. Mul ei ole väga õrna aimugi, mida ma siin teen või kuidas ma seda tegema pean. Sest et need mehed ei öelnud mulle nagu väga mitte midagi muud kui et yeah, just make a triangle. Ma olen nagu why a triangle? Like why? Like mehed. They never wanna make it pretty. Okay. Mul tulid siin Eesti kalajõupojad appi betooni valama. Aga no me ei ole ilmselgelt selle kvaliteediga rahul ja
ja nüüd nad jäid sinna miskit tegema, aga mul on aeg edasi liikuda ja minna puhtaks pesta paket. Rattavahetus pivotil, see läks katki. Ja nüüd me tõime siia põllu keskele uue refi, mis on praegu sinna pandud. Ja me peame ära vahetama selle mingi rattalaagri või asja. Kõik on väga rasked esemed, nii et ma arvan, ma olen pigem see pealtvaataja ja JCB operaator. Olin seal teisel pool kööginurka. Mõtlesin, et läheks vetsu, aga ma tean, et selle vetsus on ämblikud. Ja kuna see üks sõber Siitan just enne rääkis mulle, kuidas mingi ämblik teda ammustas, mingi whitetail spider. Ja et nad ei ole küll otseselt nagu mürgised, aga neil on mingi bakter nende sees, mis võib sind ära tappa ikkagi. Nii et ta sai mingi infectioni. Ja siis ma mõtlesin, vaatan sinna taha, on ju. Vaadake, look at the beast. See on actual huntsman peaks olema. Ma olen suht kindel. Täiesti jube creature! Oh my goodness, it's gone. Nüüd me just teame, kus ta elab. Seal sildi taga. Ei ole mitte midagi teha oma eluga ja kell on alles 3:30, saad aru. Tööd ei anta. Ja ma just kuulsin tegelikult läbi Gregori, et mind tahetakse võib-olla Helena Fendi peale homme. See on samas areas. Ja ma olen nagu, et yes, please. Yes. Aga selleks on vaja läbirääkimisi teha ja ei kumbki manager ei võta nagu vastu. Ei Johnny, ei Veinand. What should I do? No? Ega suht kõigil on varsti päev läbi, ma tean. Gregoril ka ja Kevinil. Aga miks mina pean alati olema see esimene, kes peab päeva lõpetama? Jumala ebaaus ju. Meil on jäänud veel teha tänaseks päevaks üks ülesanne, milleks on siis see backhoe. Õppisin jälle uue masina nimetuse. Ma ei ole varem sõitnud, see on siis JCB, millel on laadur, porkad ja taga on kopp. Et see tool tegelikult keerleb. Ma olen nüüd transpordin selle teisele põllule ja siis sõidan sealt koju. Ei jaksa. Let go. Ma ei tea, mida oma meluga teha, sest et ma tõin just meie tööute siia jaardi. See on juba läinud. Ma jätsin oma asjad sinna sisse. Läks täiesti meelest lunchbag. Okei, nojah, siis ma olen täna ilma. Ei ole lugu, aga nüüd on see, et neil ei andnud mulle anda varuautot, kõik on kasutuses. Nii et ma ei teagi, ma ei saa oma manageri kätte ka, et ta mul järgi tuleks. Sest et minu farm on 40 mintsa kaugusel. Ei ole tegelikult nii palju.
kuna mul ei ole hetkel miskit teha. Näete, seal on ikka suur sprayer. Sain meile koristusvahendi ka, masinad puhtaks teha. Et ühesõnaga, kas ma lähen üldsegi office'isse. Ja vaatan, äkki ma saan meile need kütusekiibid vähemalt 1-2 peale küsida. Pihma sadama, I don't like that. Nii ma olen tagasi traktoris ja no see traktor meenutab mulle mingit basic Eesti Tarksinuia traktorit, niisugune vana juust, see mingi case. Ja aga ma sain täitsa käppa ja sain ta liikuma, kuigi ta siin veits testis mu oskusi. Aga nüüd meil läheb hästi. Ja nüüd me tripime jälle koduboksi poole, kus siis on lõunaaeg käes, nii et siis me teeme väikse lunchi. Ja siis ma pean minema sellesama traktoriga, lähen sinna Tampi, kus ma ära lõhkusin selle John Deere'i ratta, sest mul on vaja seda trailerit sealt tagant. Nii et siis kusjuures sellel traktoril on taga kokku siis 4 ratast, nii et mul on kokku 6 ratast vist. Ees 2, taga 4. Nüüd ma päris lai, ma peangi veits ette vaatama, et minust ära mahuks. Kell on juba 12 läbi ja ma ütleks, et ma ei ole nagu mitte midagi tarka või kasulikku enda arust vähemalt teinud täna. Sest hommikul me puhastasime mingi pool tundi autot seest, sest see läks hooldusesse. Ma viisingi ta nagu siis hooldusesse sinna meie farmi. Sõitsin seda, siis ma ootasin seal. Johnny mu peale võttaks, kuna ma ei saanud talle varu autot, kõik on välja lainutatud. Oi, pea! Mis sul nüüd hakkas? Näitab mul stoppi. Mul siuka tunne, et ma lendan kohe õhku. Ma ei saa mitte muffigi aru, mis sul viga siis nüüd on. Sa näitad mulle mingi, mis see on transmission või hüdraulik või kus sa oled nüüd. Nii, ja siis ta näitas mulle sellist teist märki ka ratastega seos. No, näe, mis see on? Öelge mulle nüüd. Ma pean ise välja mõtlema. Ja. Kõige toredam on see selle kõige juures, et mul on siin teelõigu peal lihtsalt 0 levi. Näitab Eesti SIM-ile 3 pulka, aga no Eesti SIM-i me ei kavatse kasutada, aga nagu 0 levi saate aru, nii et kui mul peaks mingi ratas praegu alt ära tulema, siis ma lihtsalt pean kõndima, et levi otsida. See on selle piirkonna lihtsalt best asi nagu, et sa saad olla siin täiesti rahus. Keegi lihtsalt ei saa kätte sind, sest et siin on levi ahud. Oh my lord. Ma veel valisin ekstra sellise eraldatud teega praegu, et muidu ma lähen mööda Logan Roadi, mis on vägagi populaarne ka teistel seas, aga nüüd ma võtsin sellise kõrvaltee. And I might be in trouble. Mul on aega selles mõttes, et mulle öeldi juba joos, et take your time, no rush. No nüüd ma lihtsalt kruiisin, sest praegu see stoppmärk kadus ära siit. Paneb lihtsalt mulle kollast tust. Ma ütlen, need on need Casey traktoridel on kogu aeg midagi viga. See olevat vana dinosaurus ka, nii et üks esimesi, või olevadki vist esimene traktor on siin selles farmis. Still moving. Igatahes, mis ma enne siis tahtsin öelda, oli see, et ma viisin selle auto sinna. Siis ma otsin Johnit järgi, siis me tõime tagasi ühe käru, ühe selle CV-kelpiga. Ja nüüd me tulimegi, unhookisime traileri. Ja võtsin selle traktori ja ma ütleks pool päeva varsti läbi. Pole nagu mitte midagi teinud võrreldes selle eluga, mis ma muidu teistest tiimidest tegin, oli kogu aeg tamp peal. Et imelik. Aga mul tegelikult nüüd varsti peaks minema pisiks ja normaalseks. Selle koha pealt, et kui ma õpin ära spreaderi, selle suure Nordica, ja siis üks tööline Siitan, kes tegi seda taitingut. Ta tänasest öeldi, et nope, siin on vaja teise tiimi, siis mina peab jälle tegema, mis on väga tore. Siis ma olen suht pisi. Ja that would be fun.
mulle meeldib olla pigem siuke tegus ja pisi, mitte et siuksel mingi kruiisimisel, masinate transportimisel midagi häda oleks, aga sellest tundub liiga lebotöö mulle. Tahaks midagi nagu pingelisemat, mitte et jällegi need siuksed X-top punased märgid ei teeks asja pingeliseks. Aga nad saab tore küll. Ma tahan mingit tähtsamat tööd. Vaadake, kust tuli Monstrum meile siia. Ripper, ma olen ka sõitnud sellega. Nii, meil on Gregoriga mõlemad omad uted. Gregor on veidi vingem. Mul on võmssama, aga 2 uksega. Ja siin oli jah, üks toru läks katki, nii et on brigaadid kohal. Meie aitasime ka veidi. Ja nüüd on meie jaoks päevakene läbi. Saab koju minna. Sest homme on mul eriti pikk päev, sest et ma lähen Piivega õppima spreederit ja. Aga davai, let's knock it off. Would you look at that? Meie armas koduke ja meie 2 utet. Ei, tegelikult selles mõttes see ute ei ole meie oma. Kuidas jah, pikk päev on olnud. Vaatame, kas mu asjad on ka siin ja on siin juba mitu päeva. Meeldib. Let's go home. Täna ülimalt varajane. Kell on reaalselt 5 hommikul. Päike pole veel üleski tulnud. Sest ma Piive õpipoiseks täna. Nii et siis mul on vaja sõita. See hommikune sõit pole mingi naljaasi. Siin võivad olla kängurud ja igast muud elukad mulle tee peale ette hüpata. Aga kusjuures oligi, et praegu keerasin siia meie nii-öelda peateele, kohe mis on siis nagu SAD farmist välja sõites. Ja no nii close to farm oli mingi modu jälle keset teed. No ma loll jälle ei saanud aru. Ma mõtlesin, et see on mingi oksu asi, kaugelt ei saagi kunagi aru, mis asi see olla võib. Ja sõitsin täpselt tast üle ja nii ma olen nagu, ma oleks võinud nagu igaks juhuks tast üle sõita. Eriti arvestas seda, et ta on nii lähedal meie elamisele, farmile, office'ile. Ja ma just kirun ennast ja on nagu raiped. Või nagu, et kuidas ma üldse peaksin julgema või nagu ma ei julgegi. Minna mingi, ma ei tea, õhtul jalutama mööda teed, kui mingid siuksed vennad sul lampi keset teed ees on. Ja kui näed tee peal mõni kahtlast, just in case sõida üle. Jep, ei ole vaja riskida, et siin mõni vend ellu jääb. Eriti kui ta on nii lähedal kodule. Nii, kell saab kohe varsti 6. Elu on siin veel vaikne. Seal on siis need suured mardikad, mida ma nüüd hakkan siis tänast õppima, õigemini praegu lihtsalt see mardikad. Ja siis äkki need teised putukad ka, kiilid. Piivet vist ei ole kohal veel. Seal on mu kallid vendid. Ja need on see vanad head onion chaserid. Varsti on see, et millega ma ei oleks sõitnud. See on ka piirikannet.
okei, tund aega hiljem. And he's back. Meil on reaalselt koduloom. Nüüd meie murukest siin. Mis sa sõbrakene, ma loodan. I come in peace. Don't go. Sa võid tulla siia. Muidu linnu. Tahad tulla, jah? Tahad tuppa tulla? Tule tuppa või? Muidu sõbrakene. Tuled või? Sõppen. Tšau! Juh, ei tea, kell peaks olema mingi 7 ringis või? No way, kell on 8:30, saate aru või? Ja minu päev algas kell 4:30 juba, sest kella 5 ma pidin siit sõitma minema, sest ma olin täna õpipoiss. Õppisin suurt spreaderit ja siis ma jõudsin koju äkki mingi 7 või? Ja siis Gregor oli, et jaa, et tule sõida muga kaasa. Ma juba klokkisin välja. Ja nüüd oli siin, meil olid siis manager ja üks teine tööline. Tulid vastu meile, sest Gregor siin jätkuvalt töötab. Või noh, jah, ta ka töötab. Ja ütles, et meil on nagu breakdown. Ehk siis siin oli mingi asi nende pritsutitega, nii et Gregor läks praegu appi sõda tegema. Ja mina võtsin tema töö üle, ehk siis ma tangin siin neid pivotsentri generaatorite kütusepampe. Kell on tõesti palju juba ja homme on tööpäev ja pühapäeval vist on tööpäev, ma ei ole veel ära kuulanud. Ja ma olen esimest korda pivotsentris, mis on ka väga äge, ehk siis mul on täiesti metsik hulk kartuleid ümber ringi. Nagu how sick is that? Vahe. Pluss ma pean ütlema, et selles piirkonnas on väga ilus loodus. Et ei ole selline üksloine tasane pind, vaid ikkagi on mäed ja no metsa ei ole, aga sellised metsatukad. See on päris ilus ja päikseloojang on ka siin super kena, aga täna on selline või noh, pilvine õhtu. Homme hommikul juba päiksevihma. Ei ole sellist ilusat loojangut. Aga ikkagi täitsa kena on siin. Vaadake seda emalaeva, it's huge! Ja laad ripuvad. väga heavy machinery ikka. Mul on isegi kõrgustesse minevad seal. Äge. Aldi-pood on ikka ebareaalselt kõige odavam vist Austraalias. Ma käisin, nagu mul on 2 suurt kotti ja mul läks ainult $100, saate aru. Ja Gregor, no tal läheb alati topelt minu summa, nii et tal läks 250, aga sealhulgas me ostsime mega suure arbuusi, mega suure chipsipakid on siin, mis on siga odavad. Ja Gregor sai mingi suured lihad, ta ostis jõuluks mingit
marinaadi, salatist ostsime, mangod olid siin odavad, need virsikud, nüüd me läheme veel vett ostma, sest vesi oli ka siin 2 toltsi odavam, see 10-liitrine. Et I recommend with... There's my guy coming. Oma iluks, saate aru, esimest korda. Me lihtsalt oleme aastaga niimoodi upgrade inud, et meil on hiluks, saate aru. Plus meil on X5. Don't forget. Nagu varuvahet. Tulime siin Loxtonberry Renmarki, et teha jõuluks poe shoppinguid. Ütleme nii, et terve tagamaiste on nagu reaalselt toitu täis. Ilmselgelt pingutasime üle. Ma ei pea poodi minema järgmised kuu, kui mitte 2. I will survive. Me oleme oma poeretkelt tagasi. Ma tahtsin kõik siia välja laduda ja siis öelda, palju see kõik mant kokku läks. Aga nagu näete, siis siin on reaalselt 4 suurt kotti veel lahti pakkimata ja mul on isegi laud juba täitumas. Aga jah, kohe on näha, palju meil manti on siis. Siin on meie kogu mant. Tänane saak. Mõssime isegi uued taldrikud. Üks taldrik oli mingi 1,75. Aga selle tšekki sul isegi ei ole, Gregor. Ja siis siin on meil veel makarone, enamus värske stuff. Kurgid, veinid, piimad. Siis ma ostsin need uuskasutuskeskusest. Siis ma ostsin vett. Gregor ostis õlle. Siis ma skoorisin omale kaltsukast ka niuksed saapad. 15 toltsi. Uued maksavad 260. Siis nunnu kott. Ainult $9 selle kott. Siis ma sain 2 toltsiga meie riidepoodi juurde. Ja siis ma muidugi ostsin veel tutikaid riideid ka. Ja see on ka tutikas, jah, pudrunui ja puuväljadele alus Kmartist ka $2. Nii, what else? Seal on meil jädukraam. Kas sul on arvutatud? Me panime kokku siis, see on nüüd nagu kõik kokku või? Kas sa panid siia taldrikud ka juurde või? No, mul läks 3 sotti. Colesis 179, Aldis 110 ja Gregoril läks Aldis pea 300. Siis see on tal Colesi arve, Colesis läks 133 ja siis ta ostis veel õlle ja veinid ka, mis läksid 111. That's the biggest shopping we have ever done. Sa ei läinud Menindissegi siukse laariga ju? Ei. Täiesti crazy. Ma sain šokolaadi. Nüüd elame 5 kuud sellest. Eks ju? Sina jõud on läbi, siis ma kolmine. Ei, mina ei lähe kuskile. Ma nüüd toitun sellest. Gregor on täna kade mu peale, sest ma olen see, kes on kutega ringi panna. Nimelt kohe näitan, ma sain ülesandeks siis ferdid käima panna ja need siis ka pärast välja võtta. Need kruusateed on nii nagu ettearvamatud, mõtled küll, et ma ei tea, paned rahus 80-100-ga, et noh, veits kiire on, aga kurvis või kas või sirgel teel tekib selline nii-öelda nagu liivaliu kohe peal, et nope, better not risk. Ma olen välja lauki nagu mingi kodutu metslane täna, aga ma ei taha päikest. Ja ma unustasin oma ilusa mütsi sinna spreederisse, nii et ma ei saa seda nädal aega tagasi props. See näidata, nad teevad siin praegu kreini ja ma tahaks täiega ka olla see Crane Chaser Pinner. See oleks nii tuus teha pikki tunde ja here I am. Tegelen firdiga. Ja kuna see pump on nii vali, siis ma ei suuda minna sinna ilma kõrvatroppideta. Nii et siis enamasti ma chillingi päev otsa, nii et mul tropid kõrvas, kuna ei kannata.
täna on väljas 39 kraadi või? Freaking hot! Nii et ma tunnen, et ma ei ole täna väga midagi teinudki. Aga puhtalt siin väljas olemisest ma nii väsin. Väga täiesti. Kuumus lihtsalt tapab. You know that saying? Ja ma nägin esmaspäeval, et siia sündisid tited, lambatited. Ja ma vaatan, kas ma näen neid või on need kuskile varju viidud. Mind jäeti siia nüüd tegema käsitööd siis järgmise asja jaoks, mida ma tegema lähen. Seda, et mul on siin sellised jupid ja ma pean neil selle vana jupi ära võtma. Ja siis ma panen neile siit uue stopperi peale. Ja neid on kokku siis 24 tükki. Nii et ma üritan siin ei jaoks nii piisavalt hinge. See ei tohi ükski kohe sisse jääda. Ops. Nii, ja siis see peab olema sedapsi tõhvet. Tunnen on mu püksid. Meile ei meeldi. Alla nii kitsas osendis. Meil ei jää miskit üle. Täna on 38 kraadi või 37 või noh, selles mõttes temperatuur järjest tõuseb. Nii et meil on kella, ma ei tea, 5-6 ajal veel alates makskraadid. Ebareaalselt rõve kuum. Väsitab räigelt. Aga no mul on selles mõttes luksus, et ma saan käia, või no, mul on auto, nii et ma saan autos jahutada ennast sel ajal, kui ma transpordin ennast ühest kohast teise. Ja ma jään neid nüüd siia tegema. All there. Good. Hästi kohutav tee on siin, aga minu ülesanne on pivoti see section, need mis siin otsees on. See section panna neid vahejunne täis. 11 on juba pandud. Okei. I'm gonna show you. Siit ole välja võtta igatahes, aga vahe on näha. Ma võtan selle junni lahti ja panen sinna 2 junni vahele selle oma loodud junni ja siis ta näeb välja selline. Ühesõnaga ei, tegelikult ta läheb sinna üles, täpselt sinna. Vot, ma nüüd teen kõik need 24 rippuvat lonti ära. Ja siis ma tulen tagasi siia jahutama ennast. Tututse. Tutu.